Tervitus, Merike numbrite keel. Nii lahe on õues. Ma mõtlesin, millest ma rääkima pidin, aga ma näitan teile natukene. Ma kuulsin, et Eestis pidi palju lund olema. Meil on Soomes siis selle võrra siin metsas. Vaatame. Mumpsel tuleb, kuulge. Jee! No nii. Navigator jäi just praegu stopi peale. Okei. Mul on nüüd palju kirjutatud, et miks ma metsajalutuskäigu videoid ei tee. Vahepeal käed täitsa külmetasid. Mul ei ole seda tikku või pulka või kuidas selle kohta ütelda. Tegelikult mul on see kuskil, aga ma pole teda harjutanud. Vahet ei ole. Ma tahtsin siia tulla täna sellise infoga, et nagu te nägite, siis on kanalil see selgeltnägijate värk ja alkohol. Ja see on nii huvitav teema olnud juba siin tegelikult suvest peale. Ma natukene siin tööde pärast seda teemat venitanud ja nüüd ma tegin selle lõpuni ja päris kihvt oli. Ma olen väga tänulik siis nendele inimestele, kes seda teemat tahtsid, et ma vaataksin numeroloogiliselt. Et siit väike üleskutse, et kui teil on mingisugused mõtted, siis pange sinna näiteks, kus on meili, jah, et mingi teema näiteks pealkirjaks ja pakkuge välja, ma panen endale kuskile ülesse ja siis ma seda vaikselt teen, sest ma puutun kokku nii paljude erinevate teemadega päeva jooksul seoses klientidega juba ja neid analüüse tehes, et see on hästi huvitav. Ja mida rohkem ma neid teen päevast päevast ja rohkem kui mina arenen, vot sellised lood. Ja nii nagu teate, see kogu aeg läheb nii põnevamaks selles osas, et need numeroloogilised valemid ja lahendid. Teate, neid koolkonde on nii palju erinevaid, kus siis numeroloogiat õpetatakse, on ju. Mina käisin ühes koolis ja võtsin ühest teisest koolist, kõik on venekeelsed, Venemaa tegijad seal. No ma ei tea, mulle meeldib kuidagi siis nende lähenemine asjadele. Et see, kus ma õppisin koolis, siis oli naisvedaja, aga suht selline kõva energiaga tädi. Aga siis teine, kes mulle ka meeldib, on selline mees. Ja tema on selline väga minusarnane nagu väljaütlemiste suhtes, et vahest võib-olla liiga järsu huumorimeelega. Ehk siis mulle meeldib väga. Ja väga kihvt koolitus oli. Tema läheneb numeroloogiliselt natuke teistmoodi, aga tegelikult vahet ei ole, kuidas sa neid liidad ja lahutad seal kokku. Tavaliselt palju on liitmist, aga on mingites tehetes ka lahutamist. Siis mõte on kogu aeg sama. Et jah, siis mõned inimesed siin armastavad, näiteks mulle kirjutatakse erinevaid versioone. Kui ma liidan kokku kuu ja aasta, siis mul tuleb niimoodi. Okei. No kuu ja aastaga saab ja mingisuguseid hingeteekondi välja uurida ja mida iganes. Mina ise harrastan siis seda numeroloogiat teha selle järgi, kuidas ma olen õppinud. Siis päev, kuu, aasta, sünnikaart läheb seal niimoodi, edukuse koodi numbrid tulevad kõik selle järgi. Et teate, seda virvarri saab väga segaseks teha. Ja üks, mis ma tahan ütelda, et elama peab ka. Et ärge unustage elada. Näiteks metsa nautida, siin pole vaja numeroloogiat. Siin paned käe puu peale ja lähed ise puu peale. Näete, tüdrukud nagu lilled. Mul memmi täiega seisma praegu, nüüd peab vaatama. Söövad jänese papulaid. Kõhud rikkis kõik. Järjest peaks olema taimetoitlane. Näete, ma hüppasin kohe ühel teemalt teisele praegu. See papul ära ja tõmbab sirtsu peale ja märgistas ära minu koht. Homme söön edasi. Või siis õhtul, kui metsa tuleme. Hirmus ralli. Hullult meeldib. Nagu väga lahe, praegu on mingi -1. Jaa, ehk siis numeroloogia versioone on palju, aga ma jään ikka selles suhtes oma liistude juurde, et kellel on seal omad tehnikad, siis kirjutage siia kommentaaridesse, et näed, et mina olen niimoodi õppinud või mulle meeldib niimoodi ja siis võid näiteks märkeks panna, et see näiteks, mis ma räägin, see number 7-test. Kas ka sinu numeroloogia teadmises on number 7, sest isegi astroloogias on need numbrite tähendused samad. Astroloogia mulle on vapse selline raketiteadus, müts maha teie ees, kes te sellega tegelete. Mul kusjuures ongi nüüd tulemas siia kanalile, teate, kui palju huvitavaid naisi ja mehi on veel tulemas podcasti. Ma olen nii õnnelik selle üle, et mul see mõte tuli.
õigemini see tuli teie tõugete tagajärjel. Sest üks asi viis teiseni ja ma mõtlesin, et no mis siis ikka, teeme ära. Ja minu meelest see on mega lahe. Ja tulevad astroloogiast rääkima ja jätkame ka seal Mailaga kõpitsemist. Võib-olla Triinu tuleb veel läbi. Siis me räägime kaartide teemadel. Siis nii tarokaartide kui siis üleüldse, mäletate need lauamängud. Neid ma toon veel. Ja on veel nii palju huvitavaid inimesi tulemas, nii et novembrikuus tuleb palju vestlusi novembrikuu lõpus. Ja siis vahepeal pean väiksema pausi. Ehk siis sünnikaartide osas ka muuseas tahtsin ütelda, et teeme pidevalt kogu aeg tööd. Et kirjalikke saab siis kiiremini 2 nädala jooksul umbes. Ja suulistega on nüüd see, et kui sa nüüd tahad suulist võtta ja sul on seal sünnipäev näiteks detsembris, siis pead küll arvestama, et saad võib-olla kingi endale broneerida ja siis endale selle kingi soetada siis veebruarikuus. Et järjekord läheb praegu sinna, et teen väikse isikliku pausi ka 1 nädalakese. Et kohe üldse ei tee mitte midagi, sest vahest ma lähen hulluks siin oma asjadega. Natukene lähen üle võlli. Aga mulle meeldib tohutult seda kõike teha, mida ma teen. Et ma väga tänulik teile. Ja tuletan siis ka meelde sellist asja, et meil on vestlusõhtud tulemas. See Soome oma läks minu meelest nii vingelt, vähemalt mulle meeldis ja tagasiside oli hästi lahe. Nüüd on tulemas 23. ehk siis selle pühapäeval Tallinnas. Jälgige neid kuulutusi Kairi Kuusmaa lehel ja siis minu Facebooki lehel on ja seepärast, et mul on selline huvitav mäluvärk, et mul ei jää mingid teatud asjad meelde ja ma ei isegi pinguta enam. Mingid nimed, hotellinimed, siis ma lihtsalt teen lahti selle õige kohe ja vaatan, kus kohas see on. Seda ma tean, et see on mingi Nautika vastas, üks hotell. Üldse ei taha ütelda ka seda nime, sest ütleb valesti. Ja siis seal on selles suhtes, kuidas ma ütlen, jäänud viimased võib-olla 5 kohta veel. Et kui sa oled nüüd mõelnud, et kas tulla või mitte tulla, siis ma ütleksin, et Soome kogemuse pealt tuli ka 3 inimest tulid niimoodi, et mõtlesid, kas tulla või mitte tulla ja lõpuks küsisin, et kuidas oli. Siis nad olid väga-väga õnnelikud, sellepärast, et ma panen teid seal omavahel tööd tegema. See ei ole ainult niimoodi, et ma monotoonselt räägin seal, silmad sädelevad ja räägin numeroloogiast. Ei, ma panen teid omavahel toimetama seal ja isegi 2 korda ma pean kätt vahetama, vaadake. Natuke külm on, hopsti. Ei pannud kindaid kätte, seepärast, et kuidagi nii mõnus on. No vot. Ja, et kui sa veel seal mõtled, siis pane juba see koht endal seal kinni, seepärast, et me peame kuidagi ruumiga siis arvestama. Seal on natukene variante ja seal väga hästi on juba tulnud inimesi, sest me ei võtnud suurt ruumi, kuhu mahub näiteks 150 inimest, ma võtsin sellise keskmise, et ma tahan, et see seltskond oleks selline mõnusalt intiimne, et me jõuaksime kõik rääkida seal omavahel. Näpust ära ma ei lase minna selles suhtes, et mingisugust külajutte me ei hakka rääkima, et jääme väga sinna mõnusasse senni, ütleme siis niimoodi. Vot. Ja siis Pärnus on sama lugu, Pärnus on siis 9. detsembril tulemas ja seal on ka päris hästi registreerunud, et kui sa nüüd mõtled, et kas tulla või mitte tulla, siis pigem juba toimeta selle kallal, et endale see ruum ära võtta. Koht. Ja, sest me teeme seal Piiaga vahvaid asju ja kasutame Piia näidet seal edukuse koodi tegemisel näiteks ja võtan sealt veel inimesi ja räägin ja panen teid jällegi omavahel tuttavaks saama ja kasutan siis teie sünnipäevasid. Vot. Põnev saab olema. Igast mulle väga meeldis. Väga-väga meeldis. Vot. Ja siis ei olegi rohkem midagi, et kui keegi teist on mõelnud, et tahaks sünnipäeva kingiks, jõulukingiks teha, lasta teha sünnikaarte, siis see on väga hea mõte. Seda kasutatakse nüüd kusjuures väga palju, sest see on kasutusjuhend siis elu lõpuni. Võib-olla kunagi tuleb täiendust, midagi juurde, siis ma mõtlen minu numeroloogias, mida ma olen õppinud, kindlasti tuleb. Sest et mul on hirmus suur kipitus. Võtta mingi hetk üks kursus veel juurde, siis ma tahaks teha ka ise koolitust teile. Ma natuke mõtlen, sest praegu on väike ülekormus töödest
teatud töödes, seepärast et mul on nii palju mõtteid. Ja nagu 7 omane on see, et ta pea laiali ei läheks kuhugi, siis ta peab tegema endale lihtsalt plaani ja delegeerima ja teatud asjad ma olengi ära delegeerinud. Nii et sina, kes oled seal ka 7, 16, 25 sündinud ja sinu elude number on 8, siis mitte mingil juhul ei tohi sa kõiki asju ise teha. Seepärast siis jooksed kokku. Siis tuleb apaatia, laiskus ja mida iganes. Võt. Ja mul on hästi huvitavaid teemasid, mida ma tahan YouTube üles panna. Ma pean natukene kõpitsema nende teemade kallal. Ma ei hakkagi teile siin ütlema, mis need on. Selle aasta sees ma kindlasti panen veel sellised 2 videot ülesse, mis toob 2026 siis põhjalikumalt igale ühele. Ja siis selle arvutuse põhjal, et sa liidad kokku seal sünnipäeva, kuu ja aasta, siis ma teen veel mingi sellelaadseid. Seepärast nii nagu numeroloogias saab igate moodi sirgiti ennast läbi uurida, siis ma toon veel ühe variandi, kuidas näiteks ainult sünnipäevale mõjub siis aasta number 1. See on mul ka ette valmistatud. On vaja leida, vaadake, mamma praegu kihutab. Kiirtee, 100 kilomeetrit tunnis. Mul on selline tunne, et vahest, kui ta jookseb hästi kiiresti, siis ta on ära eksinud. Tšau, mummel. Tele! Tšau! Ta peab väga kähku pidurid ka peale. Nüüd jau, linnu, kõik on hästi. Lumi on nina peale ära sulanud. Tal siis. Näete, hüppasin jälle teemalt teemale, jah? No vot, ja kui te tahaksite veel aasta lõpus midagi sellist eriti järgsat mingit teemat, siis kirjutage mulle. Küll ma selle välja nuputan. Sest tegelikult ma tean rohkem, kui ma teile välja räägin. Päriselt. Ja siis üks asi, mis mul südamel on, et live kohtumistega praegu vaatame detsembris teeme mingi kohe. Mul on see kuu, nüüd lõpukuu on väga täis igasuguseid huvitavaid asju. Ma toon teile väga palju ka välja ja näitan YouTube'is, millega ma tegelen. Võt. Ma toon teile ühe naise veel siia, kellega eile vestlesin. Võt, vestlusõhtutel ka pange siis sellist asja tähele. Täitsa huvitav oli kohe. Ma veel ta nime ei ütle, sest me vestleme veel oma vahel. Ma olen kogu aeg punes, vaadake oma silmaalustega. Siit väga hästi näeb. Ja no ma tean, et ma mingit asja ei talu. Ja võt siis tuleb selline naine, kes enda harrastuseks on toitumist uurinud ja ise sellega väga hästi hakkama saab ja kogu aeg paremuse poole. Ja ta teeb seda lihtsalt enda jaoks. Ta ei ole mingisugune kuulus toitumisnõustaja, aga mulle meeldib see, et meie seas on palju inimesi, kes tahavad endast tulla rääkima. Oota, natuke sõrm jälle külmus ära. Et ma tahaksin väga, et te saaksite sellest julgust. Mul tuleb üks mees rääkima veel ühest huvitavast asjast. Oi kurja. Ma olen ise nii erutatud, sellepärast, et eile pidasime läbirääkimisi. Ja ma kõiki inimesi siis, nagu kuidas ma võrdlen siis läbi selle sinu edukuse koodi. No, edukuse kood on sinu sünnikaardi need tipud. See täht, mis seal on, see pentagramm. Ja need siis näitavad sinu sellised põhitugevused ja nõrgused. Ja nii nagu te olete aru saanud, siis ma seostan seda nendega siis, kes podcasti tulevad. Võt. Vaadake. Küsib praegu mu käes, kas me läheme sinna vasakule või me läheme paremale, sest vahest ma lähen paremale. Näete, nüüd ta passib siin. Rossil on see komme, et ta tõstab käppa alati, kui ta tahab küsida. Ahah, ta tahab memmega tulla praegu mängima. Jee, koju lähme, jee. Vaat siis nii palju igasuguseid huvitavaid asju. Ja egas midagi. Näete, tüdrukud näevad, et koitse lähme. Jee! Koju lähme, siis nad saavad midagi head hamba alla. Memm ka tuleb kõrvata ka. Mõtleb, et aeglased olete. Võt, mõte läkski mujale. Egas midagi, jah. Ma teen neid metsavideoid ka niimoodi, et vaatan, kuidas tuleb. Kui on pakasepoiss, siis ma kinnastega siin ei mässa ja pange kommentaarid selles suhtes, et kuidas teil endal selle numeroloogiaga, et millised teemad on need, mis tahaks teada rohkem. Ma teen neid inglite nendest numbritest või ütleme siis nendest märkidest sarnased numbrid. Ma pean päris ausalt ütlema, et mul oli see materjal on valmis olnud siis, kui ma hakkasin üldse tegema seda kõike.
minu esimesed videod, mis on väga arglikud ja mul oli välja prinditud see materjal, sellepärast ma ei osanud esiteks videoid teha. Ma ei teadnud, kuidas seda teha. Eile just tuli selle ühe meesterahvaga ka jutuks, kes nüüd tuleb meil esinema järgmine nädal. Ma jätan teema praegu teile teadmatuks, sest nii huvitav teema on minu jaoks vähemalt. Peaaegu igaüks on seda asja kunagi kasutanud ja tuleb rääkima uuesti sellest. Uuesti tuleb rääkima sellest. Ja, aga siis need appikene, kuidas mõte läks jälle ära. Vaadake, kuidas saeb vahele mingisugune asi. Vot. Ja, et pange neid mõtteid üles, millest tahaks kuulata. Ja võib-olla näiteks ka teate mida. Andke endast märku, kui sa tahad, et ma näiteks sinuga vestleksin. Et mul on kadunud üks naine ära, teate, Messengerist ja ma leia sellest meilis ka üles. Sina, kes sa tegid kudumeid, albaka kudumeid, äkki kas olid mütsid, sallid. Ma väga loodan, et sa kuuled praegu. Ma eile otsisin sind oma Messengeris ja ma kuidagi ei klikkinud ära, sest nii palju on nüüd kõnet tulnud peale seal, mida me peale sinuga vestlemist oleme rääkinud, et kui sa nüüd kuulad mind, siis siirad vabandused. Võta muga uuesti ühendust, kirjuta mulle kas või tere ja lepiks sinuga midagi vahvat kokku. Hästi vahvat käsitööd. Mulle väga meeldisid, aga kuidagi mingi elu tuli sinna vahele ja ju siis ei olnud õige aeg, aga nüüd oleks väga kihvt ilmastiku mõttes ka. Vot, said vist kõik asjad. Hüppasin nagu konn praegu oma teemadega, ju siis pidin hüppama. Nii romantiline on. Ainuke asi, mis mind häirib, siis ma näitan läbi metsa, siis näete, siin on sellised tehased kohe kõrval. Tehase sellised, töölisusalue öeldakse soome keeles. Ma ei teagi, mis igastahes asfaldihaisu tuleb tohutult. Seal kuskil tehakse seda vana asfalti tehakse pudiks vist või taaskasutatakse või ma ei tea mida. Jõhker hais on üleval juba 2 päeva. Ja see on selline, ma arvan, see on tohutu selline keemiahais. Toas õnneks ei ole. Aga metsas on küll, see rikub kõik selle nagu selle romantika nõksu ära. Ma lihtsalt teen teile siin näo, et kõik on väga chill. Aga asfaltihais on kogu aeg nii näogus. Okei. Kuulge, me lähme koitse siis. Minge tee õue. Vaadake, mis teha saab. Ütleb vihma ka kuidagi vahele. No selline kummaline, teate küll, vaata. Esimene lumi. See on ka esimene armastus. Kuulge, kusjuures pange kommentaar, kes on esimesest armastusest siiamaani nagu, ütleme, nagu koos olnud. Mul on teate, kui huvitavad videod tulemas. Ma kohe natukene murran pead, kas ma annan teile seda või mitte. Materjali küll juba nõksu tegin. Tahan täiendada, aga ma olen lasknud laagerdada. Teatud teemad on sellised, ma annan laagerdada, et ma kohe nagu välja ei tulista. See on sellised natukene meeste ja naiste teemad, et kes on sellised kavalamad ja kes mitte nii kavalad. Ja info muidugi üleüldine, nii nagu alati. Et pange ka kommentaari, et kes on siis nagu jah, esimesest päevast lõpuni siiamaani koos. Ja kas selline teema teid ka huvitaks. Nii me läheneme teele, ma pean tirtsud kinni panema. Tšauki, tšauki. Ameerika numbrite keel.